Kuid kestnud Narva poliitiline farss, millega poliitilist tegelikkust võimalikult kaua eirati ja võimust kinni hoiti, on läbi. Koos uue koalitsiooniga vahetus ka linnavolikogu juhtkond ning nüüd räägib praegune opositsioon, et kõik sai saavutatud võimuga kaubeldes, sest pange tähele, praegune koalitsioon sai võimule 16 häälega 15 vastu. Nemad proovisid 4,5 kuud kogu aeg meilt inimesi üle võtta, kõik võimalike asjadega ei läinud keegi. Ja nemad sai pakkuda. Mina ei saa midagi pakkuda, kui ma olen opositsioonis. Olete nõus minuga? Ja opositsioonis olles see on meeletu, uskumatu selline vastupidavus, et 16 inimest, kes on opositsioonis 4,5 kuud, peavad seal vastu, ei anna järgi. Järjelt nad ei tahtnud sinna seltskonda minna. Ja nüüd, kui me hakkame seda võimu teostama rahva jaoks, siis mis põhjus oleks nüüd ära minna, kui me oleme nüüd öelnud? Kellegile mitte midagi pakutud ei ole, sest meil ei saanudki pakkuda ja me olime koos. Toots lubab raha Narva tagasi tuua, luues juurde abilinnapea koha ja ärge saage valesti aru. Sooja kohaga siin tegemist ei ole, sest linna külastatavus pole kiita. Restoranid on tühjad, ööklubid ei tööta ja turiste ka ei ole. Ja sellepärast me viime sisse abilinnapea turismi, kultuuri ja spordialal, kes täielikult pühendaks sellele, sest Narval on mida näidata ja Narva kindlasti tuleb turism, selleks on vaja hotelle. Uus võimuliit loodab uue hotelli valmimist, mis Narvas tubade arvu 2-kordistaks, aga ka saabuvat töörahu, mis seni veninud võimu ülevõtmise tõttu. Ei ole imeks pandav, et senine linnapea Katri Raik näeb toimunud hoopis teises valguses. Ei olla siin tegu võimust 10 küünega kinni hoidmisega, vaid ikka ebaseadusliku võimu kaaperdamise katsega, mis lõpuks ka korda läks. Praegu on siis teistpidi 16-15, 16 häält koalitsioonil, 15 opositsioonil. On nüüd teada, et tuleb inimesi kinni hoida erinevatel viisidel ja kui üldiselt on pigem koalitsioonisaadikud olnud kõikide linnaasutuste nõukogudes ja see on igal pool mujal ka nii, vahest Narvas väga veel reljeefselt, et kõrvalliikmeid on vähe, siis nüüd me näeme päris kindlasti kauplemistöökohtadega. Inimesed on ootel, et saada endale töökohad, millele nad kahjuks ei kvalifitseeru. Nii et tuleb huvitav sügis ja Narvast tuleb kahjuks selliseid halbu uudiseid selles mõttes, kuidas siis võimuga kaubeldakse. Katri Raik tunnistas telefonivestluses seda ka, et kohe praegu ei oleks ta valmis enam Narva linnapeaks kandideerima. On ta olnud ju meer ka 5,5 aastat, kuid lisaks linnapeale vahetus ka Narva volikogu esimees ja tundub, et senine esimees Mihhail Stalnuhhin on halb kaotaja, kuid kangutas ta ametist Urbo Vaarman, kes on plaan B esifiguur. Kindlasti me ei hakka mängima seal niimoodi, et ootame, kes kuhu puhkusele sõidab või nii edasi, et teeme need kiired istungid ära, et linn saaks tööle hakata. Laupäeval on meil esimene istung, kus me kutsume kokku, valitakse uus linnavalitsus ja linnapea saab tööle hakata ja lähiajal teeme graafikud valmis ja volikogu liige peab teadma, millal ta peab olema kohal ja kuidas oma tööd teha. Narvas algab nüüd uus poliitiline peatükk. Kas Jaan Tootsi juhitud koalitsioon suudab taastada linnajuhtimise stabiilsuse või jätkub juba nii tuttav turbulentsus Narva juhtimises ka sügisel? Seni on uuel võimul olemas napp enamus, millega tuleb hakata tõestama, et lubatud muutused jõuavad ka narvalasteni.